Muuda oma päev eriliseks. Leia inspiratsiooni Giveni ehetest. Ajatud ja kaunid ehted, mis toovad sära igasse hetke ja loovad tunde, nagu oleks iga päev pidupäev. Given. Avasta oma ehtemaailm. Usun siiralt, et ploomiõli pudelike kingikotis rõõmustaks igat naist. Tutvustasime hiljuti oma kodumaise brändi Plumee puhast ploomi iluõli, mis on vananemisvastane niisutaja, tasakaalustab ja toidab nahka, annab tervislikku sära ja aitab ära hoida punnikesed. Tegemist on tõesti multifunktsionaalse tootega. Tere kallid taskuhäälingu kuulajad. Mina olen Diana Tõniste, minu vastas istub Marju Karin. Ja kuulate taskuhäälingut, kellele ema, kellele tütar. Ja meie tänaseks teemaks on keha. Ehk siis võib-olla räägime erinevatest ilu normidest, ideaalidest ja sellest, kuidas meie ise oma keha eest hoolitseme. Et paljud teavad, ma ju ise hetkel olen valmistumas fitmodeli teekonnaks ja olen kaadanud peaaegu 30 kilogrammi 2 aasta jooksul. Hästi huvitav on see, kuidas inimesed kirjutavad mulle, et issand, kui kiiresti su kaalulangus on läinud. Aga ei ole olnud üldse kiire teekond, et see on ikkagi 2 aastat aega võtnud ja oleks saanud kindlasti ka isegi aastaga. Kuid mul oli palju tagasilanguseid ja toit ikka väga, eks ole, maitses ja sellist nagu suuremat eesmärki ei olnud, et selle fitmodelini ma jõudsin ju natukene hiljem. Aga kui ma nüüd panen pilte näiteks, mis olid varasemalt ja mis on praegu, siis paljud kirjutavad, isegi mu enda mees ütleb, et Diana, ma ei teadnud, et sa nii suur olid. Ja miks? Sest et mu enda enesekindlus, sära ja käitumine oli kogu aeg selline, oskas seda kuidagi vist hästi varjata või, aga enesetunne oli shit. Oli ka va? Oli küll. Oli tõesti va? Mäletad, ma isegi rääkisin sellest, et ei taha käia kuskil väljas eriti ja isegi enda rinnahoid ja selga panemine oli nii selline keerukas ettevõtmine. Mitte midagi ei sobinud. Ma nägin välja nagu mutilik tundsin. Aga siin ma ei taha ka, et kallid kuulajad arvaksid, et nüüd kui sa võtad alla, et sa oled rohkem väärt või parem või midagi. Absoluutselt mitte. Et hästi oluline on see, et oskame ennast ise enda kehas hästi tunda. Oluline on see, et kui me ennast seal hästi ei tunne, et me selle nimel siis ka tööd teeme, sest et kui küsitakse, et kas ei ole raske praegu, et kui ma ennast pean piirama ja trenni tegema rohkem, siis ma ütlen ausalt, palju raskem oli iga päev üles ärgata selles kehas, kus sa tunned, et sa ei kuulu. Nii et see, mis ma praegu pean järgima, et saada tunda ennast nii, nagu ma praegu olen, siis oh my god, see on nii seda väärt. Okei. Et sa olid ikka varem nägid terve välja, vaata. Emme mul alati öelnud seda, et alati ütles mulle, et sa oled terve ja siis ma kuigi ära ütlen, ma olen terve. Minu jaoks tundus see kogu aeg justkui selline, et ma olen siuke nagu terve naine. Aga jällegi ma tahan siin öelda, kallid kuulajad, et kui me teeme ka selliseid žeste, siis see ei tähenda, et kuidagi kedagi panna halvasti tundma või tegema. Juba panid. Vaid et miks me ennast vahest halvasti tunneme? Me tunneme ennast halvasti või solvatuna ainult siis, kui me ise arvame, et see, mida keegi teine ütleb, on tõde. Et kui teie arvate, et kellegi teise iluideaal ei ole teie tõde ja ei ole ainuõige iluideaal, siis te selle peale ei solvu ega ka vihaseks ei saa. Mul tuli üks hea nali meelde. Meil on üks tuttav, kes ütles, et meie pere naised on nagu rasvatihased. Ja Kreekas mäletad same faces, öeldi meile juuleb same faces. Nagu rasvatihased ja siis mulle nii meeldis see kord, kui me läksime kuskile, oli mingi presidendiga õhtusöök või midagi sellist ja kuna ta töötab vist, kas turvaülemale või midagi ja ta pidi meie ID-kaarte kontrollima ja küsis, et mis teie nimed on. Ja ma ütlesin talle rasvatihased. Et mind ei ole see kuidagi kunagi väga solvanud, aga ma ütlen ka seda, et mina oma peas olen nagu enda arust
oluliselt paremas shape'is või kuidas seda öeldakse. Ja et kui ma lähen näiteks, kus ma väga harva käin, on mingite riidekabiinides, aga mul on olnud situatsioon, kus ma panen riiet selga ja ma vaatan, et huvitav, miks neil ei ole seda vaheseina vahel, et kellegi imelik suur valge auguline taguots on seal. Ja siis ma saan aru, et see on minu enda oma, et jah, mina näiteks olen oma kehas nagu nii rahul. Võib-olla ka sellepärast, et mul ei ole nagu seda body shaming ut ka kuidagi, selles mõttes keegi võõras mulle midagi ütleb, et ma olen paks, vana ja kole, see ei loe, aga ma ütlen just, ütleme siis mehed, kellega ma olen olnud või elanud koos või näiteks Lõvi, ma ei ole kordagi ja olgem ausad, ma siin ka ikka suutsin paar aastat tagasi rohkem natuke ikka 78 kilo, suutsin ikka 78,5 välja võluda jälle, eks. Et kui ma sinuga rase olin muideks, siis ma kaalusin oma maksimul raseduse, sünnitama minnes 68 ja järgmine hommik ma kaalusin 48. Ma ei tea, kuidas see kadus järgmiseks hommikuks, aga võib-olla ka 15, võib-olla ka see, et ma olin 15, eks. Et aga jah, kuidagi mul ei ole olnud seda, et ma kardan või häbenen, võib-olla ma ka oskan seda kuidagi ära, ma lähen ka nende inimeste juurest ära, kes tahaksid mind nagu body shame'ida. Ja täna, eks selles vanuses, okei, isegi, ja ma olen ju see, kes ei taha väga trenni teha. Mina ikkagi olen Churchill, et kui on võimalik, siis ma istun ja kui istuda ei ole võimalik, siis ma kindlasti laman. Aga mis ma pean nüüd sulle ütlema, on see, et kui sa siin aastakese oled hullu pannud peaaegu. Tegelikult ju ainult 4 kuud. Ainult 4 kuud. 4,5 kuud, 4,5 kuud ja mul on veel 4,5 kuud minna. Siis on 4,5 kuud, et siis seda fit modeli laval, et sellest ajast ma olen nüüd kuskil 9 kilo maha võtnud ja lihas kasvatanud ja praegu see kaal mul ka seisab, et siis on küll kuidagi siis on küll tunne, et ikka läheks sinna Ozempiku juurde. Ma ütlesin, et siis võiks hakkama ikkagi Ozempikut panema. Ma tahan ausalt minna, sest et ma olen nii palju ette juba karjunud kõikidele, kõik jälgivad, vaatavad, kus ja mida on ja sellisel juhul ju ma saan ka seda päris emotsiooni jagada ja näidata, mis kõik võimalik on. No ehk siis, miks mulle see väga nagu ei sobi? Ausalt kõik ära rääkida. Sest Ozempikut ei saa kasutada. Ei, mitte see. Ei, ma ei räägi sellest. Ma räägin sinu tänasest sellisest kaalulangusest ja selline fit modelli lavale minekust. On see, et sa oled täna fertiilses eas. 33, 35 tuleb see tohutult alla, et sinu nagu kohustus või sinu aeg on nagu lapsi sünnitada, et see on nagu, aga kahjuks ma ei saa ju midagi teha, et see ongi see, et kui ma täna tahaks sind magama panna, siis enam magama ei saa sind panna. Sa ei saa seda kunagi teha, sellepärast sa seda teinud ei olegi. Ma ei usu, et sa muidu oleks võimalust kasutanud. Et ma kahjuks ei saa ka su ellu enam sekkuda, nii et ma vaatan seda nagu lihtsalt kõrvalt praegu pealt. Minu jaoks on see tohutu enesepitsutamine, aga jällegi, kui see teeb sulle head ja teeb sind nagu tugevamaks või paremaks, mis siis ikka jälle 8 last vähem tänu sulle. Meil on plaanis küll, et kui ma sealt lavalt maha tulen ja siis nagu Võsapets ühes saates vahvalt ütles, et siis tuleb hakata ju nussima. Kohe, fertiilses ajas. Minule see nii meeldis. 35 saaks ema ikka veel lapsi juurde. Aga sa oled ise ka üsna aktiivne. Ma usun, et sa teed veel ka ilusti ühe ära, kui sulle väikestest puudu jääb. Ei saa, vaata, asi on selles, et minu vanuses see munarakk, eks, on ikkagi, munarakud sünnivad kaasa. See ei ole niimoodi, et mul on nagu seemnerakk vahetan, eks ole, neid iga kuu tagant või issand, mis neil meestel palju tihedamilt käib see lugu. Et võib-olla, et mingid asjad pikemalt vahetuvad, eks 3 kuud on vist minu arust kõige sellisem mõistlikum aeg, mis siis on alkoholide ja narkootikumide ja vahe nagu hoida. Et mehel see ikkagi uueneb. Aga minul ei uuene midagi. Munarakk on saanud kõik paugud, mis mina olen elus teinud. Ja see ongi see, et 48-selt täna, et minna oma munarakuga on 5%, et saada normaalset tervet last. Et kas ma hakkan nagu mängima selle peale, et kes siis hoolitseb selle eest, ja kas ma, see kõik, et ei ole mõtet täna enam seda nagu, on võimalik doonormunarakuga võtta, et mingeid asju tõesti on võimalik teha, aga jah, ma nagu väga selgelt annan endale aru, et mis on nagu mõistlik, mis ei ole mõistlik ja minu jaoks ei ole mõistlik ja olgem ausad, ikkagi see sünnitamine kõik, ega see on ka üks suur võõrkeha on ju. Või ma kardaks seda valu väga. Sa kardad juba või? Ja sellest ongi, kus teeb, aga siis, kui sa kogu aeg nälgid ja möllad ja teed oma seda sa ei karda, on ju. Aga tead, kui huvitav on see, et ma õnnisid 2 korda juba, et nälgin. Minu jaoks sa ikkagi nälgid. Ma söön praegu rohkem kui
siis, kui ma alustasin 2 aastat tagasi kaalulangust. 2 aastat tagasi ma alustasin kaalulangust, tegin küll trenni, ma sõin kõike, mis ma soovisin, aga ma lugesin kaloreid. Ja praegu ma söön kaloraaži mõttes rohkem, kuid mul on toit väga jälgitud, mida, kui palju, kui täpselt, kuidas ma söön. Ehk siis ma tegelikult ei nälgi, ma piiran enda valikuid, kuidas ma saan süüa, suhkrutaset, kõike seda, eks ole, peab hoidma normi all, see on suhtumine või sellesse toitu suhtumine ja see, mis ma sisse endale panen, on palju teadlikum, tervist toetavam ja hästi huvitav ongi, et inimesed ei, see jätab mulje justkui nagu nüüd sa lähed ja nälgid ja teed, aga ma ei saaks siis ju trennigi teha, et lihas peab kasvatama, lihas kasvab siis, kui tal on kõik toitained olemas. Okei, sa ei saa kaloraaži öelda, on ju, aga me just vaata, kui teiste lastega käisime Auschwitzis, siis ma saatsin, et nad said 1500 kuni 1800 kilokalorit. Minul on rohkem. Aga see oli see, et nad tegid 11 tundi tohutult. See on nõme näide, aga ma tõesti Dianale saatsin pildi, et ainus, kes siin ellu suudaks pikemalt jääda, oled sina. Jah, tänase sellega. Aga mis ma tahan ka öelda, et minu jaoks täna on nagu kõik asjad, millel on mingid leibelid, et see on mürk, mis sa sisse paned ja see on mürk, mis sa sisse paned ja see on kantserogeenne. Ma ei ole mitte kunagi söönud peekonit mõttega, et ta on halb. Ma olen seda söönud alati mõttega, et see on väga hea. Ma olen alati joonud veini naudinguga ja mind tegelikult häirib see toidu nagu halvustamine. Minu jaoks on see heaolu ühiskonna nagu mingi lugu, kus me saamegi valida ja mängida. Ma mäletan, et ma olin väike, siis kui sul oli sai ja võid ja suhkurt sinna peale, puhas suhkurt panid sinna peale, see oli nagu kõige ägedam asi üleüldse. Mingist ülekaalust ei olnud juttu, sellepärast, et sul ei olnud seda saia lihtsalt nii palju. Said teise maailmasõja ajal väike? Ei, siis kui koopast tulime välja. Aga umbes on ju, et aga täna valikud on teised. Ma saan aru, et valikud on teised, aga ma olen teisest põlvkonnast, on ju. Ja mul on see nagu kuidagi kliinib aeg-ajalt kinni, et mingi toit, mida ma ei tea, piim on täna põlu alla sattunud, on ju. Kõik need asjad, mis on nagu minu ema jälle peale sõja ja laps oli alati, et söö ja piima peab ja kaltsium ja kõik, et need on nagu kõik põlu alla sattunud ja mul on kuidagi natukene selline kuidas ma ütlen, ma tahan isegi protestida ja ma tahan ikkagi seda, et mina ikkagi söön seda edasi. Tead, nii kui sa hakkad protestima, mis see tähendab, et sa ise ka väga ei usu, et see on õige, mis sa teed. Üldjuhul. Tavaliselt, kui me usume sellesse, mis me teeme, siis me väga ei karju, et nüüd me peaks kõik nii tegema. Ja täpselt nii on ka minuga, kui ma tegin oma valiku, et ma nüüd lähengi fit-modeli lavale ja mul on piiratud kogus ja toidud ja ma peangi, kui ma käin kellegiga väljas, siis mul on oma toit kaasas. Väga tihti küsitakse, et kas ma sinu ees võin seda süüa ja seda. Ja ma ütlen kogu aeg, et teate, kui ma peaks minema peast nii lolliks, et ütlema teile, nüüd kuna mina võtsin endale selle ette, siis mina ootan, et teie kõik sellel teekonnal käitute nii nagu mina, aga see pole teiste eesmärk, nii et ma pean ise teadvustama seda, et kui see on minu valik, siis ükskõik kuhu ma ka ei lähe, et mina jään oma valikule kindlaks, mitte nii, et tema mõjutas. Kui keegi ütleb, et te olete sellest ja sellest mõjutatud, siis see tähendab, et te päriselt ei oma seda väärtust või seda soovi või te oletegi, ma ei ole nõrk, kui ma võtan midagi ette, siis vahet ei ole, mis teised teevad, mina lähen oma plaaniga ja see pole minu õigus suruda neid enda maailma, mille otsust, kus nemad ei võtnud vastu otsust seda. Aga mind mõjutab see küll sinuga koos väljas. No ma ei joo suga enam koos. Esiteks, ma ka praegu ei joo. Viisakusest mingid klaasid ma tõesti teen, aga sellist, eks ole, kuidas ma olin ikkagi harjunud napsuga oluliselt, ma ei kujuta ette, mis mu maks teeb, see läheb nii heaks. See on nagu noorel tüdrukul pärast, on ju. Vaatame, mis sinu oma teeb. Aga lugu on siis järgmine, et ongi sinuga mitte see ka, vaid sinu toiduvalikud näiteks ja kõik need, et sa tegelikult ei saa meiega nagu koos või see mind natukene tegelikult häirib, kui ma päris ausalt. Aga vaata, mind ei häiri, et teie midagi sööte, aga sind häirib, et mina oma valikule jään kindlaks. Aga siis sa oled nii dominantne siis. Ei ole ju. Ma ei kunagi ütle, mida te peaksite tellima, kuidas peaksite tellima. Ma vaatan kõik oma asjad ainult. Nii et sa pead endale sisse vaatama ja mõtlema, kas sa ikka usud seda, mis sa ütled, sest et muidu see sind ei häiriks. Et mind ei häiri, kui te sööte või teete. Ja ma ei ole isegi mina tahan, et maailm oleks minu moodi. Ja, ma saan aru. Aga mina tahan, et maailm oleks igaüks saaks endale valida, mis maailmas ta tahab olla. Et me muutume jube õelaks siis, kui me surume ennast kuskile. Meil on hästi palju ka seda
Issand jumal, ma vaatasin ühte väga head podcasti, keegi, ma ei mäleta selle naisterahva täispika nime, Mel või keegi, kellel oli siis meesterahvas külas, rääkisidki sellest ühiskondlikust illusioonist ja et mida me loome endale, kus maailmas me täpselt peaksime elama, kuidas peaksime elama, aga nagu inimesed julge olla nagu nemad autentsed, nemad ise. Ja kui me laseksime olla inimestel nii, nagu nad ise soovivad, ilma neid peale surumata, et mida ma arvan, et sulle on hea ja mina arvan, et ka see valik on hea, siis maailm oleks oluliselt parem. Ja kui me tahame teha teistele head, siis me ei peaks tegema seda sellega, et me räägime neile, mis neile head teeb, vaid võimaldame seda, mis nende jaoks, nende enda tunnetena on hea. Ehk siis, kui sina otsustad, et sina tahad, eks ole, napsu näiteks teha või kui sina otsustad, et sina tahad pizzat süüa, siis mina tahan sind üllatada, siis see minu asi on üllatada sind asjadega, mis sulle meeldivad, ehk siis tuua sulle pizzat ja napsu näiteks. Mitte seda, et aga nüüd me hakkame tervislikuks ja ma tegin sulle nüüd ka tatart koos hakklihaga, eks ole, kaasa ja tahtsin sind üllatada. Me käisime ma tegin ühele sõbrannale siis sellise üllatusväljasõidu, viisin ta puhkama Villa palusse ja sõbrannal oli pidu läinud pikaks ja hommikul nii vabandas, ma ütlesin talle, et palun ära kunagi vabanda. Mul on hea meel, et sa said ennast nautida ja nüüd kui mina otsustan sulle teha üllatuse, siis sina ilmud sinna üllatusele täpselt nii, nagu sinule on kõige parem siin ilmuda, mitte minu ettekirjutuste järgi. See ei ole enam siis üllatus. Siis on head, kui ise endale, et mina saaksin midagi sulle teha ja sina nüüd kõnni mööda joont, et seda nautida. Jah, nagu mina sinuga. aga sa vahest oled ka teistmoodi. Aga nüüd räägime, eks, mis mind veel on ju. Vaata, mina olen nüüd see, kes peaks olema premenopausis. Ma ei saa aru täpselt, kas ma olen või ei ole, sellepärast, et mul ei ole miski muutunud. Ma isegi higista normaalselt veel. No sa kasutab botoxid ka ju, ei või? Ei tee. Ei no tead, 50-ndasse, kui ma hakkan jõudma, siis ma saan aru, et on 2 asja, mis on nagu olulised, on ju. See on raha ja botox. Jah, et ei ole nagu mõtet siin väga ilustada seda maailma. Aga mis ma tahan öelda on see, et aga ikkagi meid kuskile surutakse ja tegelikult on see, et ka mina oma tööga surun naisi. Tegelikult, olgem ausad, ka mina surun mingisse sinna, milline sa pead välja nägema ja nii edasi. Ja kui ma vaatan Instagramis praegu storisid, siis kõik 50-sed mutid, nagu ma ise, lasevad neid, ma näen välja 25 ja ma tean seal face joogat. Me kunagi räägime nendest kõigest nagu pikemalt, mis on võib-olla huvitavam, kui me süvitsi lähme. Aga ei ole vaja, sa oled 50. Mina olen ka kohe varsti, eks aasta pärast ma olen 50. Mul ei ole mõtet rääkida, ma olen 25. Siis võtame taguotsad paljaks ja vaatame, eks. Seal ei ole 25-sest mitte jälgegi. Aga mis veel, kui ma 15-aastaselt sünnitasin, ka siis juba ma peaksin tegelikult ütlema, et süüdi oled sina ju. Sa oled ära rikkunud mu tissid, mu kõhu ja ülejäänud nagu selle vaimse stabiilsuse. Sellepärast mul see pole vihane, väga tihti ei olegi, tunnengi kaasa sulle. Tunned kaasa. Kus on vaimselt ebastabiilne. No vot. Ja, aga mis ma veel pean üles tunnistama on see, et nüüd kui sa oled trennidega hakanud, mu oma nagu nii kliendid kui sõbrannad on hakanud ütlema, et nii lahe, ma olen ka jõusaali. Ja siis ma mõtlen nagu, hell, ma vaatan vähemalt palju ma planku teen, on ju. Ja siis ma tegin ühe korra ilma treenimata magatava sellega. Ma hoidsin 40 sekundit ära ja siis ma küsisin ChatGPT-lt, mis ta arvab. Ja ta arvas, et väga hästi, kui sa ei ole trenni teinud. Aga jah, see on huvitav, et kuidas sa ikkagi surud meid sinna maailma, kuhu sa räägid, et sa ei suru meid, eks ole. Tegelikult see on, üks asi on surumine, teine on inspiratsiooni jagamine. Ja. Ehk siis mina oma näiteks, kui ma jagan oma teekonda ja storiesi, siis ma seal kunagi ei ütle, et te peaksite ka nii tegema või sa ei ole väärt, kui sa nii ei tee. See, kuidas me välja näeme, ei otsusta meie väärtust. Meie väärtust otsustavad hoopis teised asjad ja see on inimlikuks olemine, kuidas me suhtume iseendasse, kuidas me suhtume teistesse. Siin ei ole mitte midagi pistmist üldjuhul välimusega või seda, kui suured või väiksed me oleme. Nii et selle järgi palun mitte keegi ärge alahinnake ju ka ülehinnake ennast. Pigem selle järgi vaadake, kuidas te iseennast kohtlete ja kui hästi teised ennast teie seltsis tunnevad. Aga tõesti ma jagan oma teekonda, mis ma olen teinud ja saavutanud ja nüüd ongi see, et üks asi on see, kas sa oled liider ja tahavad inimesed annad inspiratsiooni ja nad tahavad sind ise tulla järgima ilma, et neid sunnitakse. Või teine asi on see, et sa oled selline karm juht lihtsalt, kes vahet ei ole, mis teised arvavad, teevad, tunnevad on ja sa ütled, kuidas elu ja maailm peaks käima. Et mul on hea meel, et ma jagan seda inspiratsiooni ja tõesti, mulle tuleb meeletult palju kirju, kuidas on inimesed läinud kas ise trenni tagasi, kuidas on, ma ei tea, ka mõjutanud siis kõrvalist elu, sest et paratamatult, kui me väliselt ennast hästi tunneme, siis ka sisemus on hea. Või vastupidi.
või tähendab jah, et kui väliselt kui sisemiselt ennast hästi tunnen, siis väliselt ma tunnen ka ennast hästi. Ja mult on palju küsitud ka seda, et kuidas siis 30 kilo üldse alla võtta, kus ma alustasin, mis ma tegin. Ja vahest ise endale lubadusi hoida on nii keerukas. Nii et mis ma tegin, ma andsin siis lubaduse Eesti rahvale enda Instagrami stories, et karjusin välja, et 3 kuuga ma võtan nüüd 10 kilo maha, et oma 31. sünnipäevaks ma pean olema -10 kilo. Siis ma võtsin endale eratreeneri, kellega kord nädalas treenilisime, toitumist ma veel paika ei pannud, aga lugesin ainult kaloreid, sõin kõike, mis ma tahtsin. 3 kuuga ma sain võtta maha 10 kilo, käisin 10 000 sammu iga päev, nädalas tegin trenni siis selline 2-3 korda, aga ma sõin ainult 1400 kilokalorit päevas. Siis sealt tuli natukene väike tagasilangus, siis ma sain jälle kuidagi reele, siis 5 kuud tagasi või pool aastat tagasi kohtusin Dianaga, oma praeguse treeneriga, kes ütles, et issand, et ma olen nii särav inimene, et ma nii sobiks sinna fit modeli lavale. Ja ma mäletan, et paar kuud ennem seda ma olin oma mehele öelnud, et mis mul on ka väga vedanud, et mu mees üheski kaalus pole mulle midagi öelnud, kuigi ta ise on alati see väga on hoitud. Ma arvan, et see on nii tähtis ja mul on ka vaata sportlased ja nagu ilusad mehed alati olnud. Ja mulle tundub, et kui mees on kole, siis ta tahab seda väga ilusat naist, et see nagu täiendaks tema väärtust. Ja. Kui mees on ise ilus ja armastab oma naist, siis mis sa öelda tahad? ma räägin me räägime oma kogemusest, siis mul on küll, ja ütlen, mul ei ole, ja ma olen ikka olnud, ütleme nii, et endalgi on ebamugav olnud kaalus, on ju, rääkimata rasedusest ja nagu, Haidi, see naise keha teeb ikka igasuguseid asju, eks ole. Et jah, mul õnneks ei ole olnud just seda body shamingut nagu kaaslaste või lähedaste poolt, et aga see on küll naljakas, et nad nüüd teevad mulle seda, et me ei näe ja me ei kuule ja me saame siin nüüd teiste asjadega norida. Aga siis panimegi Diana, et viskas mulle selle õhku, me käisime trenažööri peal koos, ta ütles, et tule muga Diana trenni koos ja siis mul hakkas kuidagi sees lõi nii põlema, ma ütlesin, ma mõtlen paar päeva, aga samal hetkel ma juba teadsin, et oh my god, ma vist võtan selle asja endale ette, eks. Ja siis, kui me hakkasime sellega tegelema, siis kui ma näen juba vaikselt tulemusi, isegi pilte ja videosi endast, siis see on täiega lahe ja kui ma autoga sõidan, siis ma vahest unistan ja ma mõtlen, kuidas ma olen seal fit modeli laval. Ja vaata, me oleme teinud neid teised ja mul tuleb päriselt pisarad silma. Need videod ja kõik, ma pole mitte kunagi näinud. Siis õnneks vaja, siis me ei pea enam teraapias käima ju. Ma pole mitte kunagi näinud endal selliseid lihaseid või sellist nagu keha või et üldse ma võiks selline olla ja ma olin mehele öelnud ka, et minust mitte kunagi midagi sellist ei saa, eks. Ja nüüd ma olengi nagu reaalselt, ma olengi sellel teekonnal ja see, et ma nagu näitan ise endale, et ma päriselt suudan ka, et sellest toitumisest kinni pidada, sellest trennist kinni pidada ja ma käisin veel Dianal, ta läks võistlusi tegema paar kuud tagasi just, et mulle näidata, mis see kõik on ja mis see kõik tähendab, treener ja ma olin seal lava taga ja siis ma mõtlesin, et nagu, et oh my god, et siis ma olin ju paar kuud juba teinud seda kõike ise kaasa ja ma vaatasin ümberringi ja ma mõtlesin, et issa, mis distsipliin seal kõik on. Ja ma reaalselt panen endale autost muusika käima ja see on nii hale muidugi ja ma sõidan ja ma mõtlen ja ma kujutan ette, kuidas ma olen seal laval ja kuidas ma saan selle medali endale. Kuigi isegi see medal ei ole see, et ta nagu ei tähenda seda, et kas, kui hästi ma nüüd sellega hakkama sain. Väga muidugi ma lähen selle mentaliteediga, et ma tahan võita. Aga ma olen enda peas ka mõelnud, et isegi kui ma ei võida, isegi kui ma jään viimaseks, siis ma ei lase sellel emotsioonil oma kogemust rikkuda. Kui ma olen seal laval nende tüdrukutega, kellel on selline distsipliin ja sellist trenni teinud, siis see on tegelikult juba nagu üle midagi sellist, mida üldse ma kujutasin elus ette, et mida ma võita või kus ma olla või kuuluda, eks ole, võiksin. Ja praegu see enesetunne ka just, et see, et ükskõik mis riidesemaga selga ei pane, see läheb mulle ilusti selga, ma näen hea välja. Ma olin nii ära unustanud selle, kui ilus ma olla võin. Et see on nagu täiesti selline, ma ei tea, ma tunnen ennast nii haledana praegu, aga nagu uus hingamine, jah. Et jah, just see asi, et riided selga, trepist üles kõnnida raske, magades. Mul oli kogu aeg joogijänu varem, aga nüüd ei ole mul seda joogijänu sellisena, ei tunne ennast uimasena. Varem olin justkui kogu aeg nagu vati sees, sõid igast rämpsu ja siis paratamatult suhkrutase tõuseb, muudab sind uimasemaks. Aga ma arvasin, et see ongi normaalne, et sa oled nagu selline nagu vati sees. Aga praegu issand see sära ja see kõik, ma tahaks igalt poolt käia, ennast näidata, olla erinevaid
riideid lihtsalt selga panna, ma olen nagu te eelmises episoodis kuulsite võlgades, aga ma tellin ohtraid riideid ikka juurde. Sest see mulle nii investeering. Ma panen 100 pilti Instagrami päevas ja teen videoid ja kõike, et nagu ma armastan, mis ma näen. Ma armastan, kui keegi teine must pildi teinud, video teinud. Ma näen kõrvalt nagu, ma ei olnud seda nii kaua aega tundnud. See, kui sa tunned, et oh my god, nagu vau, iseenda suhtes, see on sa oled ennast armastama hakanud lõpuks ju? Täielikult lihtsalt, jah. Et meil on kahjuks aeg ei ole kummist ja jälle me saame võid paarile küsimusele vastata, aga saadke meile ikka, et need võib-olla need, mis väga paljud korduvad, et me neid püüame ka uuesti ja või selles mõttes ka vastata. Et täna on see keha positiivsuse küsimus, et sa ei tohi öelda. Tegelikult ma näen, et see survestamine käib minu jaoks küll pigem vastupidi. Et kõik räägivad, et keha positiivsus sa ei tohi öelda, aga kuidagi seda, ma ei oska öelda, mulle nagu torkab silma, et seda nagu isegi rohkem võib-olla. Samas, kui ma väike olin, samamoodi, see on nagu kogu aeg olnud see, et kedagi ikkagi nagu susatakse või noh, ja minu vanuses on nagu väga see, et noh, mina olen juba vana, on ju, et aga mul on see omadus, et I don't fucking care. No, ma nagu päriselt, ma nagu kui sul veab, sa elad sama vanaks. Ei pruugi vedada. Et, ja selles mõttes see keha positiivsus ja kui keegi tahab halvasti öelda, vaata siin on ka see, et ma ei liigu seltskonnas üldjuhul, kus tahetakse halvasti öelda ja ma hoian nendest inimestest eemale. Aga mina arvan, et absoluutselt väga tähtis on see, kuidas sa ise ennast tunned, sest see me räägime tervetest inimestest täna, kes saavad kaalust alla võtta. On väga palju haiguseid, väga raskes situatsioonides, kus see meie tänane jutt on tegelikult muutub selleks mõttes nagu vahuks. Et ärme unusta ära, et meil on lihtsalt jopanud ja see joppamine on nagu tohutus üleüldse sündida tervena, võtta juurde ja alla. Need on lihtsalt tegelikult luksuse asjad. See on nii luksus, kui veel võib. Et, ja sellepärast need, kellel on see võimalus, peaks alati tegelikult mõtlema selle peale, et kui sul on jopanud, be nice, be humble, be very humble. Et ta ole nagu väga alandlik, sest elu võib panna siukse paugu ja sa ei saa. Nii et ma nagu hoidun ja minule meeldib seltskond, kus mul on rõõmus ja mind absoluutselt tegelikult ei huvita. See enam kindlasti ei huvita üldse ka see, mis staatuses inimene on. Et mulle meeldivad minu totrad sõbrad ja ma võin rahulikult poe taga istuda ja kamraadidega arutada. Ja arutada ja ma võin ka teises seltskonnas olla. Et, aga kui ma tunnen seda inimlikku kuskilt kedagi allapoolt üles või ülespoolt, et allapoole vaatamist, siis mulle see ei sobi enam ja ma ei taha. Ja ma ütlengi, et see on see, et sa tunned sa võid iga kord tunda seda, oled sa liiga noor, liiga vana, liiga paks, liiga kõhna. Et, aga mulle meeldis see, mis sind õnnelikuks tegi, kui keegi oli sind kommenteerinud, et sa oled anorektik. Aga ma mõtlesin ka, et see on nii tõsine haigus tegelikult. Aga totrad asjad. Et sellepärast, kui keegi teile pahasti ütleb, mõelgegi, what the fuck, nii hästi läks, on ju, nagu sina suudad nagu sellise jama peale veel õnnelik olla. Ja tegelik või ma just nüüd siin soovin öelda ka seda, et meil on väga palju kuidagi seda kiusu ja kõike me mõtleme, miks lapsed teine koolis kiusavad ja sest meie suured kiusame üksteist. Ma näen, mis toimub näiteks sotsiaalmeedias või mis toimub interneti avarustes ja ma tahaksin teile öelda, et kui te tunnete ühel hetkel, et te tahate öelda kellegile nii halvasti, siis võtke see hetk enne ja öelge endale nii hästi kui võimalik. Öelge kõik ilusad sõnad, mis teil pähe tuleb, et ise endale öelda ja vaadake, kas teil tekib see tunne minna ja kirjutada ja öelda kellegile halvasti. Ja kui keegi ütleb teile halvasti, siis selle asemel, et ennast halvasti tunda ja mõelda, nagu teise arvamus oleks nagu mingi fakt või tõde, siis selle asemel mõelge, et issand kui kahju, huvitav, mis tal on nii shitasti. Et ta peab seda ütlema ja tegema. See emotsioon on, aga vaata, ka mind näiteks ei mõjuta. Et kui minule ka keegi ütleb täna halvasti või need eelnevad kas või kommentaarid netis või midagi,
siis see ei mõjuta mind negatiivselt, ma pigem mõtlengi, et issand, mul on nii hästi elus läinud, et ma ei mõista seda. Mul on elus nii hästi, et ma ei mõista, kus saab tulla selline emotsioon, et sa tahad minna öelda halvasti, et ma seda enam ei mõista. Ma nooremana, issand pubekana, ma olin tõsiselt tõel inimene ja ma ei kujuta ette, mul on lapsepõlve. See kodust ei ole tulnud? Jah, et kodust ei ole tulnud, aga mul on lapsepõlve sõbrannad, kes siis siiamaani tänasel päeval on minuga sõbrannad ja ma isegi kujuta ette, kuidas nad jäid minuga sõbrannaks. Aga nad ütlevad ka, et mina pidin emaks jääma. Sul ei jää muud üle, ma ju ähvardan kogu aeg, et kui sa ei jää, siis ma matan su valges, need suurem välja jälle. Et lugejad on küsinud ka, et milline ma olen siis olnud väiksena, et väiksena ma olin hästi peenikene just. Ja kuskil ma arvan, et selline 11-12 pubeka ei olnud 16 olid sa ka veel ikka pitsake. Siis ma võtsin alla juba palju. Et ma olin juba 2 ja 3 korda elus teinud seda, et ma jälgin toitumist ja jälgi. Et mul on ma olen püüdnud jah neid õpetada toitumist jälgima. Mul on seda joojo efekti elus olnud väga palju. Reaalselt ma olen elus võtnud 5 või 6 korda palju juurde, palju alla, mis on ka muidugi pole terve. Aga just et praegu täna need toitumise teadmised, mis ma olen endale saanud kaasa, näiteks, et peale sööki kohe minna jalutama, et hoida insuliinitase, suhkrutaset, eks ole, normaalse ligidal kehas, mis mõjutab ka ülekaalulisust, tervist üleüldse. Süüa ennem juurviljad näiteks, samamoodi mõjutab suhkrutaset kehas peale söömist. Aga siis võib veini juua enne toitu? Söö kurki ennem, siis ju veini. aga jah, sellised väiksed igapäevased nipid, et kui natukene neid endale ellu lisada, siis see juba annab suure mõjutuse või muudatuse. Aga jah, et kuskil pubeka alguses oli see, kus ma hakkasin minema suuremaks, siis ma jälle tundsin ennast väga kehvasti, võtsin alla 3 kuud läks alla, et 10 kilo võtta alla, siis ma paar aastat püsisin, võtsin jälle juurde, siis jälle paar aastat püsisin jälle alla. Aga nüüd ma reaalselt Eesti rahvas ma luban endale ja ka teile, et ma endale enam niimoodi liiga ei tee, ma loodan. Ja jällegi, et keegi, kes seda kuulab, siis ta ei võtaks seda tõsku tõe pähe. Seda rohkem, mida sa toonitad, seda rohkem hakatakse tõe pähe või seda võtma. Ei, aga ma ei taha, see on sinu story ju. See on sinu story. Okay. Ma lihtsalt tunnen nagu vastutust, et kui... Mis ma ütlen, et ma olen 30 aastat ainult kaalu juttu kuulnud tegelikult. Küll, see on nagu nii, ta ei tulnud Kreekas olime, sa ei tulnud õue, siis sa ütlesid, et sa oled paks. Ja praegu ma vaatan neid pilte ja mõtlen, et issam, ma ei maailma ilus. Et see kaalu jutt, et see on sul siin ka olnud nagu väga tõsine kruvi on sul seal olnud. Väga hea, et sa oma kruviga oled tegelenud ja sa selle seibi ja mutri oled saanud nüüd enda jaoks kokku keerata. Aga see ühest äärmusest teise on. Kuid samas ma üritan võimalikult elutervet suhtumist. Mõni tahab näiteks saada kirurgiks, on ju. Mina tahan fitmodelile minna. Just, sina tahad fitmodelile, teine inimene tahab kirurgiks saada. Söömine on väga teistsugune. Aga olgem ausad, täna on noored nagu väga palju teadlikumad juba. Nad on küll teadlikumad, aga järgida on ikkagi seda elu raske. Mulle tuli üks küsimus selle kohta veel, et kuidas sul nagu, et ka küll esimene saade ka puudutasid natuke, et kas sul siis nüüd läheb, kui sa oled 30 kilo vähem, kui läheb sul siis paremini ka tööalaselt, äriliselt või kuidas naised suhtuvad? Mind huvitab rohkem kui mehed. Koolitusi on mul tõesti rohkem välja müüdud praegu, kui on üldse. Äkki sa oled lihtsalt targem nüüd? Ma kindlasti ise olen ka targem, aga just see sära ja power, mis ma täna sinna sisse panen ja kõik need asjad, mis ma nagu ette võtan, need kuidagi õnnestuvad. Ma kuidagi olen sellel lainel praegu, mis ükskõik, mis ma ka ei tee, see läheb juba hästi. Ma olen nii palju elus pidanud pusima. Võib-olla ma ise olen nüüd pannud kokku, et okei, nüüd on see kaal langenud ja nüüd on tänu sellele, aga ma arvan, et see kõik, mis ma endast välja kiirgan, et sealt tänu sellele tulebki mulle kuidagi seda praegu, seda õnnestumist ja seda head ja seda kõike, eks ole, tagasi. Ja kõik järgi vaadatakse kogu aeg, et varem mul oli ju kogu aeg seda, et vaadatakse järgi ja paari aastat ma olin ju tugevas ülekaalus ja siis seda nagu enam ei olnud ja siis harjusid ka sellega ära. Aga jah, et ma üldse nagu ei mäletanudki, milline elu see praegu on, nii et vahet ei ole, kus sa lähed, siis igal pool, eks ole, on pigem väga tihti seda, kus naeratatakse, otsitakse silmsidet või tullakse juurde ja tahetakse siis kas tutvust või midagi teha. Et ka komplimente tegelikult on mul tulnud üsna nagu alati, pigem alati, et ma olen olnud siuke rõõmus. Rõõmurull oli ta. Rõõmurull. Aga nüüd see, et kuidas nagu järgi vaadatakse ja kõik, et seda on absoluutselt igal pool. Ja ma ükspäev läksimegi, me mussaga läksime tantsima, me käime salsat tantsimas. Ja siis ma läksin ilma meigita, mulle meeldib tavaliselt panna meiki peale, kui ma käin seal, siis on selline seksikam tunne seal endaleks. Ja siis ma ütlesin talle, et ma tulen täna ilma meigita, et ma vist näen päris hea ilma meigita ka välja. Ja siis mussa ütles, me kogu aeg lõõbime teine teisega. Ütles, et nojah, siis kõik inimesed näevad, et kõik on päris inimesed. Eks ma olin mingi, ai. Et sa oled ka päris. Ja, just, et ma olen ka päris.
Ja nagu ikka ja jälle pole aeg ummist, kuigi me seda väga tahaksime, siis tänaseks on meie see keha osa läbi, aga järgmine kord me räägime surmast. Et kui me täna vaatasime natukene sisse sellesse, kuidas me kehast või mina ja Diana aru saavad ja kuidas me oleme suutnud leppida endaga, siis järgmine kord ma räägin, kuidas mina oma peres olen tutvustanud lastele surma, kuidas me oleme sellega, kuidas me toimetame sellega, sest minu jaoks on surm nagu olnud tööalaselt igapäevane osa ja ka oma meeltes hoian ma, ütleme nii, et surm on mulle alati väga kasulik, kui ma arvan, et ma muutun surematuks. Ja kui teil on meile surmaga seoses mingisuguseid küsimusi, kallid kuulajad, siis julgelt saatke need meile ja vastame teile rõõmuga. No nii, ja nagu ikka, täname sponsoreid, sest ilma nendeta, me teame, ilma rahata elus ei juhtu mitte midagi. Jah, välja arvatud kaalulangus. Nii, täname siis, täna Kivend tõi muideks meile kingitused ja kuhu ma saan panna kõik oma briljandid. Ma olen neid ohtralt kogunud oma elus, ikkagi vanemal proual peab olema. Teate, kui kõrvalest juba hakkab välja venima, siis muideks Kiveni puhul mul on ka üks lest natukene teistmoodi, siis ma saan nad väga kenasti ära varjata. Nii et väga soovitan neid kõrvarõngaid, kui teil on nagu minul asümmeetriad, eks, kuigi ma olen väga rahul oma välja veninud kõrvalestaga, on see Kivend see, mis aitab mul seda ka natuke varjata. Ja kui teil on ilusad kõrvad nagu minul, siis sobivad need teile ka ikka. Jah, siis see sobib Kiven ikka. Sobib nii koledatele, vanadele kui noortele ja ilusatele. Just. Ja järgmine toetaja on meil Hotlips, kelle veebipoes leiate siis igasugustest fantaasiateks endale vastavaid lelusid. Ehk siis, kes öösel karjub, see päevali pidavad karjuma. Nii, veel meie sponsoritest. Peal on Lashweb, Karbis on Lashweb ja ma kasutan igapäevaselt ka tegelikult tutikuid. Nagu ma olen ka eelnevalt öelnud, mulle sobivad nad rohkem, mul on oma silma nägemise pärast juba neid teisi paha panna. Nii et kõikidele minuealistele, kes näevad välja nagu 25 tutikud ja asjad lahendatud. Üheks armsaks toetajaks on ka veel Kliinik Plus hambaravi, kelle juures käisin ka ise siis pärlipesus ja nagu eelnevas episoodis juba mainisin, siis jube ebamugav on see, kui sa pead suud kuskil kaua lahti hoidma, aga seal oli väga hea spetsialist, kes minuga tööd tegi ja selle ebameeldiva kogemuse mulle võimalikult meeldivaks ja säravaks lõputulemuseks muutis. Ma näen, et täna tassisid sa mingid kastid stuudiosse ise kaasa. Milleks? Hakkad kolima või? Kolima ma, jah, sinu juurde hakkan kolima, kolin tagasi. Aga mul sõbranna hiljuti nüüd kolis ja tõesti kasutab ka Tupko kolimisteenuseid ja väga-väga kiitis, et neil on tegelikult kola päris palju, pisipere, eks ole, ja väikelapsega ja nad olid nii mugavalt kõik ära pakkinud. Nad ise tulevad ise pakivad, viivad sulle uude kohta ja neil oli seda kõike väga palju ja mu sõbranna lihtsalt rahus tänas ja ütles, et täiesti lõpp, et kui palju kergemaks see tegi talle olukorra, sest tal oli suur ärevus sees ennem seda, kas ma saan Triinuga välja kolida sealt? Sa saad Triinu ka koos nende kastidega välja. Sa saad Triinu ühte nendes kastides panna. Kolmas tütar, kes sai täisealiseks, ei ole ikka veel välja kolinud, et siis ma ütlen, et mis teenust kasti. Minu käes on ploomiõli. See on ainukene õli tegelikult, kuna ma ei kasuta oma kliinikus mitte midagi, mida ma olen kasutanud teatud hetkel naha pehmendamiseks. Noh, lihtsalt. Ja ma olen kasutanud seda ka ise. Mina olen ju väga-väga halb üldse. Ma ei võta meiki maha ja panen seda peale, 3 päevaks jääb peale. Et see plummega on siis selline lugu, et ta on tõesti selline asi, mida ma olen kasutanud ja tal on väga mõnus ja väga hea ploomine lõhn. Et nende õli on siis praegu koodiga plumme 20 kodulehel kenasti olemas ja saate väga head asja natukene odavamalt, nagu meil kõigile ikka meeldib. No nii, ja minul on ju see sama lugu, et ega minul ei ole siin kaaluga ülbitseda midagi, nii kui mina võtaksin natukene rohkem seda paari ampsu, mis pakub 7 käiku. Nii oleks mina jälle see rasvatihane, eks. Seega mulle väga meeldivad tegelikult hästi maitsestatud väikesed ampsud ja täna ka, kui hommikupoole kuskil kella 1, ma ei ole mitte midagi söönud, ma põhimõtteliselt pean hoidma, sest et preemenopaus, kõik naised teavad, seal on nii, et kui see on usutud saialõhna, see on taguotsa peal. Ja sellepärast ma väga armastan hästi maitsestatud asju, 7 käiku, siit need ampsud nüüd kohe ka lähevad ja ma loodan, et ma jälle väga liiga endale ei tee. No ei tee ka.